eaga kaasnevad. Just seepärast ongi Euroapteegis hinnad seenioritele 10% soodsamad. Euroapteek, tervis parima hinnaga. Tallegi supermaitsev rukkipaneeringus kanal. Auhindadega pärjab megahitist põnemusfilmis Algus. Veeda oma pühapäev Kanal 12-ga. Täna on kolmapäev 18. mai ja mul on õel sünnipäev, õel Liinal. Ja ta on küll öelnud, et tema nagu enam ei tähista sellise päevi nagu sünnipäevad. Et me ei sooviks õnne talle ega ei viiks kingitusi ega midagi sellist. Aga keegi pole öelnud, et ma ei või külla minna. Nii et ma mõtlesin, et ma lähen salaja külla talle. Küsin ta mehe Marko käest praegu, et kas ta on kodus või ei ole, ta peaks olema küll. Sain ta korteri numbri, nüüd lähen sinna ukse taha. Ja vaatame siis, kuidas see reageerib. Kas tal on hea meel, et ma külla tulin? Ma imesin, ma ei kuulnud, kui ma võtsin. Midagi? Okei, ma panen ära. Mu õepoeg Karel loeb teile ühe luuletuse. Kord mu hääl on liiga palju. Vahel on mu käitumine rabe. Teine kord ma jooksen liiga palju või siis naeran nagu arust lage. Mõnikord teen emal tuju pahaks või siis isal töötada ei lase. Kuigi hull on vähem veel, kui ma tahaks. No mida sa naina, ole tase. Las ma veidi mängin, las ma laulan, las ma hullan vanematel jalus. Kõik see möll ei kesta ju nii kaua, vasti vallad nemast keelab vanus. No. Täna on reede ja ma tulin Mannule külla. Mannu tahtis, ma pärviksin tal juuksed, teeksin tal blonde triipe veits. Neid juukseid. Vaadake, mis ilm on väljas. Täiesti hull. Näete, mis ilm või? Ja arvake, mis Laura peab tegema. Kell on praegu 1. Laura peab minema tööle. Jee! Ja pean olema 10 tööl jälle. Jee! Nii tore, et kui mul puhkus oli eelmine nädal, et siis olid nagu siuksed, no nii head ilmad olid ikka eelmine nädal. Kindlasti. Täiesti lõpp.
suht närvi ajab. See, kui mina olen puhkusel, on mingi mõttetud ilmad, tuuline, soe pole üldse ja siis nüüd, kui ma olen 10 tööl, no okei, oleks siis poole 5-nigi tööl, hommikused vahetused. Et nagu õhtul saaks siis välja minna või midagi teha. Ei, mina olen kella 10-ni. Ja kohe vaatan, palju kraade õues on. Kell on praegu 1 ja väljas on juba 21 kraadi. Pole üldse masendav. Ja vaatasin veel ilmateatest järgi, et kui 26-27 on minul vaba, siis on väikeste vihma. Noh, ärge siis imestage, miks ma lumivalgeke olen see suvi. Väljas on järjekordne ilus ilm. Seekord täna küll natuke pilvisem, aga Laura läheb jälle tööle, kell on 1. Ma hakkan tööle minema ja ma olen jälle 10-ni tööl. See on eriti tore. Mõtlesin, kui järgmine kuu ka pannakse mulle nii palju õhtuseid vahetusi, siis ma saadan kõik pikalt. Ütlen, no, mina enam ei tule. Sest mina ei tea, kõik pannakse minu kaela. Nii närvi ajab. Ühesõnaga jah, õues on nii ilus ilm ja mina pean jälle tööle minema, nii et yes. Õnneks homme on vaba, aga noh, nagu ilmateatest nägin, siis homme on halb ilm, äike ja vihm, mis pidi olema. Ja sain teada, et pean minema üldse tervisekontrolli, nagu töö poolt saadetakse tervisekontrolli. Ja muidugi, mis te arvate, pannakse see mulle vaba päeva peale. Et siis ma pean 10:30 seal olema ja seal läheb umbes 2 tundi ja minu vabast päevast läheb siis see aeg. Nii tore. Katulav, Prisma. Tiib ringe. Hulluks läinud vist. Aga mina siis ära üles ja vaatan välja. Mis te arvate? On hea ilm? Kindlasti on. Ja mul täna vaba päev. Ja nüüd on nii hea ilm väljas. Täiesti lõpp. Ega ajab närvi küll. Ma ei tea, see ilm vist vihkab mind. Lähen nüüd tervisekontrolli ja see on kõik oma mured ära kurta, mis mul hinge peal on. Kõik oma jalavalud ja oma rindkäravalud ja olen kõigeks 22-aastane, aga juba 100 häda. Varsti jauda midagi. Ja niimoodi ma saan oma musta kodu puhtaks.